Hea metsarahvas, ma olen Soomaa rahvuspargis, Tipu sihtkaitsevööndis. Ja siin on lageraie. Siin on RMK lageraie, sihtkaitsevööndis. Ja mis selle asja eriti huvitavaks teeb? Et siin ei ole raieluba. Meil on toimunud raie rahvuspargis, sihtkaitsevööndis, ilma raieloata. Huvitav, kui palju selliseid juhtumeid Eestis on, kus toimuvad ulatuslikud raied ilma raieloata. Ja seda korraldab RMK. Meie kõigi metsa võetakse maha. Ja nii igal pool üle Eesti toimub see. Aga kuidas on võimalik, et meie oma metsa võetakse maha looduskaitsealal, sihtkaitsevööndis, rahvuspargis? Muidugi on see võimalik, sest seda ju korraldab Riigimetsakeskus on see, kes neid raied siin teostab. Nii nagu üle terve Eesti. Me oleme praegu rahvuspargis, sihtkaitsevööndis ja siin on toimunud hiiglaslik lageraie. Kuigi seda nimetatakse taastamiseks. Eriti kurioosseks teeb asjaolu, et siin ei ole raielubasi võetud. Kuigi seadus näeb ette, et suuremate puude raiumisel on vaja raieluba. Ka RMK-l on vaja raieluba. Nii et mis siis toimunud on? Kas keegi on üritanud RMK-st omale siin puitu varuda? Kas seda puitu, mis on rahvuspargist ilma raieloata raiutud, on müüdud äkki FSC sertifikaadi all edasi kuhugi, välismaale? Kas see tähendab seda, et riik ja riigiasutus tegelevad kelmusega ja petturlusega, müües kindlasti sellist puitu, mis ei ole FSC sertifikaadile vastav, selle sertifikaadi alt? Inimesed, mul on teile palve. Üle Eesti tundub, et puit hakkab otsa saama ja tundub, et on tagasi aeg, kui varastatakse metsa. Kui te näete mingit raiet või mingit tegevust, kontrollige selle raie õigsust, kontrollige, kas sellel raiel on load. Selleks saate minna avalikku registrisse, register.metsad.ee ja vaadata sealt. Ja kui te ise ei oska, võtke ühendust Eesti Metsa Abiks inimestega, abi@eestimetsaabiks.ee. See, mis toimub, ei ole enam kuidagi normaalne. Ei ole kuidagi enam meie metsade hea peremehelik kasutamine, kui juba raied on jõudnud rahvusparkidesse. Sihtkaitsevööndites toimuvad lageraied ilma raieloata. Viimane aeg on hakata kontrollima, mis toimub meie metsades, mis toimub meie riigimetsakeskuses. Kui hea peremehelikult seal kasutatakse meie metsa ja kuhu see mets läheb tegelikult.